Tere! Kunagi otsisin, ei leidnud videot, kuidas paigaldada juraski püünist. Minul on ta lihtsalt pandud nipukatega raielangi säilikpuu külge. Ja talveks siis ma lasin vee välja, panin punni siia. Nüüd muidugi üks punn on kadunud. Sellel leiame lahenduse ja eks ma siis näitan, et kuidas see juraski püünisse paigaldamine käib. Panen siia puupunni ette. Siin on siis sool. See ei ole üldse hea. Siin on sõel ka ees, siis ei saa väga sügavale lükata. Nii, nüüd sai hea. Jätan pulli ka siia. Nüüd läheme edasi. Siin on hakkapuidu hunnik. Trampiraketid lendavad. Gaasi hind võiks tõusta. Praegu ei ole tõusnud midagi. Saaks big money. Nii, ja nüüd ma pesen selle puhtaks. Olulisem võib-olla pesta on siis, kui sitkad juba sees on ja uut ampulli panen. Siis saaks roiskunud värk välja. Mis ta nüüd tohab? Ei saa lahti. Siis ei saa. Ja rooja on välja. Ja siis see ongi nii tehtud, et kui vihma saab, siis vihmavesi sajab välja. Nüüd me võtame selle anuma vett täis. Ja läheme tagasi objektile.
millal on õige aeg üraskipüünise paigaldamiseks? Ei tea. Aga parim üraskipüünis on see, mis on paigaldatud. Et kui ta on ära ostetud ja niisama riiulis seisab, siis nagu tast kasu ei ole, aga isegi kui sa ta poole suve peale üles paned, siis midagi ta püüab. Nüüd siis lisame soola. Sool on siis selle jaoks, et kui need sitikad siia ära kärvavad, et siis nad ei hakka haisma. See on veel spets meresool, aga noh, ma arvan, et mingit vahet ei ole, et isegi kui sa tavalise soola lisad. Nii, siis käis filter. See on siis mõeldud nii, et vesi sajab siia sisse ja siis siit äärtest vihmavesi valgub välja, nii et ta seda soolalahust ei lahjenda. Ja lehter läheb kõige peale, nii et üraskis vaatab, et ai, et tal on siia alla vaja minna. Ja siis ta läheb siia soolvette ja kärvab ära. Libistame selle siia alla. Nii. Ja nüüd võtame siis ampullpreparaadi. See pidi olema kõige parem. Aga noh, tegelikult vahet ei ole. Passi oma. Mina siis lihtsalt seda katki ei tee. Ainult selle konksi osa. Panen ta siia. Panen keskele panna. Aga ma ei tea, kus õige koha. Nii, ja nüüd kui tiblad lendama hakkavad, siis lähevad siia sisse. Midagi keerulist ei ole. Lihtsalt nipot võiks ära lõigata. Nüüd on eetiline välimus ka. Ja siin ta on siis, et loodame, et üraskeid üldse ei ole, aga kui tulevad, siis siin on neile peibütis olemas, et ei pea minema majandusmetsa puid lõhkuma. Ja see siis, ma arvan, aprill-mai peale jaanipäeva panen uue ampulli ja võib-olla sügisel ka, et ma vaatan, palju neid värgli siia tuleb. Ja noh, seda ma ei ole kunagi teinud, et loodusliku veega. Tavaliselt on mul kaevuvesi, aga katsetame siis seda kord nii. Loodan, et oli kasuks.